Head kuulajad ja vaatajad internetis. Täna on esimene ülestõusmispüha. Soovin teile kõigile ilusaid pühi. Soovin, et Issand oleks teie ligi. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Täna kuuleme ühte minu mõni aasta tagasi salvestatud jutlust. Kahjuks on see audios, mitte videos, aga piiblitekste ja pilte tuleb sellele juurde. Soovin teile kõigile head kuulamist, vaatamist. Loeme ülestõusmispüha sõnumi Johannese evangeeliumist 20. peatükist salmidest 1-9. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva vara hommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokkumässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud, ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. Aamen. Meie elame tänapäeval hoopis teistes oludes kui selle loo kangelased. Meie teame piiblist, kuidas need sündmused kulgesid ja kuidas need lõppesid. Maarja Magdalenale ja jüngritele oli kõik uus ja ootamatu, aga nende kogemused on meile ka õpetlikud. Sellest on nüüd oma 30 aastat möödas, kui rääkisin ühe noore mehega. Ja ta ütles mulle, ma ei saa aru, miks need vanad inimesed muudkui surnuaedades käivad. Mina vastasin talle, ilmselt ei saa sa sellepärast aru, et sa ei ole kedagi endale olulist inimest pidanud surnuaiale viima. Nüüd, nende aastakümnete jooksul, on ka see mees pidanud kalmistule jätma endale lähedasi. Ja ma usun, et ta saab aru, miks kalmistul käiakse ja tõenäoliselt käib ta isegi. Kahjuks teeb surma arusaadavaks selle kogemine. Tänapäeva noored armastavad mängida arvutimänge. Nendes on sageli nii, et kangelasel on mitu elu. Ja ta tapetakse mängus maha, ta tõuseb üles, jätkab oma tegevust ja nii mitu korda. Ja noored ei saagi aru, et surm on midagi tõsist. Mõni aeg tagasi juhtus kurb õnnetus. Noored inimesed sõitsid purjus peaga autoga ja terve see auto täis sai surma. Ja siis kirjutati ajalehes, et nende lahkunute sõbrad, samuti noored inimesed, kogunesid sinna õnnetuspaigale, tõid sinna lilli ja küünlaid ja ütlesid ehmatunult, ja nad tõesti suridki ära. Veel raskemini muidugi, kui surm, on aga mõistetav ülestõusmine. Selle kogemust meil ei ole. Maarja Magdalena kuulus Jeesuse lähikonda. Ta oli Jeesuselt väga suurt abi saanud. Meile on öeldud Markuse evangeeliumis 16. peatükis 9. salmis,
aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest oli 7 kurja vaimu välja ajanud. Tegelikult polnud küll Maarja Magdaleena üksi, koos temaga oli ka teisi naisi, aga selle loo seisukohalt oli tema ilmselt kõige olulisem. Maarja Magdaleenale polnud Jeesus ainult mineviku heategija. Ta jäi Jeesuse juurde, sest ta koges pidevalt vaimulikku hoolitsust Jeesuse poolt. Ta oli osaline selles töös, mida Jeesus tegi koos oma jüngritega. Meil on öeldud Luuka evangeeliumi 8. peatükis 1. ja 2. salmis, ja need 12 olid temaga ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest. Maarja, keda nimetatakse Magdaleenaks, kellest 7 kurja vaimu oli välja läinud, ja nimekiri naistest seal jätkub. Nüüd aga oli Jeesus surnud ja võiks öelda, et Maarja kogu elupilt oli kokku langenud. Ta ei teadnud, mida ta peaks nüüd edasi tegema. Surnud Jeesus oleks võinud jääda inimkonna kangelaseks, märtriks, kes võitles tõe ja õiguse eest, keda ei mõistetud, keda vihati tema arusaamade pärast ja kes süütult tapeti. Kuid tänapäevaseks aitajaks ei kõlba mineviku kuulsused, keda enam ei ole. Me vajame elavat issandat. Ja sellepärast pidigi Jeesus surnuist üles tõusma. Ja kui meil on öeldud, et jüngrid ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma, siis see teadmine pidi neile ka kohale jõudma. Sündmused ülestõusmise hommikul ei olnud ju tavapärased. Koidueelses pimeduses läksid tumedais rõivais naised haua poole. Kuskil, me ei tea kelle kodus, olid segaduses jüngrid. Nad olid tõenäoliselt mööda saatnud unetu öö. Võib-olla mõni oli ainult veidigi tukastada saanud ja nüüd varahommikul ilmusid naised oma sõnumiga. Need jüngrid olid samuti heitunud. Nad ei teadnud, kuidas oma elu edasi elada, sest nad olid oma tuleviku sidunud Jeesusega, kes oli nüüd surnud. Jeesust ei maetud eestipärasesse surnuaeda, kus kaevatakse kõigepealt haud, pannakse kirstus olev surnu haua põhja ja siis aetakse muld peale. Algul jääb veel ka haua küngas, sest muld vajab vajumist. Jeesus maeti kaljusse raiutud koopasse ja tavaliselt pidi ju sellise koopa ukse ees ka midagi olema. Võimalik, et seal oli renn ja selles rennis rattakujuline tahutud kivi, mida sai siis liigutada ukse ette ja sealt jälle ära. Niisuguseid haudu kasutati tervete perede matmiseks põlvkondade viisi. Ei olnud ju võimalik, et iga ühele otsitakse või raiutakse kivisse eraldi haud. See oleks olnud liiga töömahukas, liiga kallis. Ka selle pidamine oleks olnud ühe inimese pärast vägagi kallis. Aga Jeesus maeti esimesena sellesse hauda. Meil on öeldud Johannes 19:41, et seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud.
Mattuse 27:60 ütleb, et haud kuulus Joosepile Arimaatiast ja tema oli ka see, kes kivi haua ette veeretas. Aga Markuse 16:4 järgi see kivi oli väga suur. Võimalik, et ka Arimaatia Joosep ei olnud üksinda, sest Jeesuse ristilt allavõtmiseks vist ühe mehe jõust oleks jäänud väheseks. Ja võimalik, et ka kivi ettelükkamisel oli tema küll see kõige tähtsam tegelane, aga mitte ainuke. Naised ju nägid seda, nemad olid vaatamas, kuhu Jeesus pandi ja nemad teadsid, et nendel läheks kivi eest veeretamine väga raskeks. Aga kui nad hauale jõudsid, siis selgus nende üllatuseks, et kivi ei olnudki enam haua suul. Pääs hauda oli vaba ja muidugi ka hauast välja. Loogiline oli niisuguses olukorras kohe kahtlustada hauarüüstajaid. Hauarüüstajaid on olnud ka siin meil Eestimaal. Kunagi jällegi ammustel aegadel, veel nõukogude ajal, matsin ühe koguduse liikme ja kui me tulime teiste matuselistega haualt ära ja tahtsime minna söögikohta, siis millegipärast keegi ruttas veel hauale tagasi ja tuli meie juurde teatega, et kõige ilusam lillepott on juba ära varastatud. Siis räägiti üsna palju sellest, et olevat niisuguseid turu lillemüüjaid, kes käivad haudu rüüstamas, võtavad sealt ära ilusamad lilled ja potid ja müüvad need maha. Kui palju sellel jutul tõepõhja all on, ega täpselt ei tea ja ei ole see võib-olla ka nii tähtis. Aga oli neid, kes võtsid ka haualt lilli kaasa. Mõned aastad tagasi murti Juuru vanal kalmistul minu esivanemate haudadelt 2 rauast risti. Ja ilmselt viidi need siis ka vana rauda. Varas vist arvas, et neid pole kellelegi enam vaja ja tema pahategu ei avastata. Sest ühel ristil oli ka lahkunu surmaaeg ja see oli küllalt ammune. Aasta oli 1886. Teine rist oli ilma daatumiteta ainult nimega. Meie suguvõsa oli sellest väga häiritud, sest see haud oli meile teadaolevatest kõige vanem esivanemate haud. Ja nüüd meie plaanitseme, et paneme sinna hauale ühe tavalise hauakivi samade tekstidega, mis nendel 2 ristil omal ajal olid. Aga kui Maarja Magdalena jõudis Jeesuse hauale, siis kõige kummalisem oli see, et surnu ise oli kadunud. Maarja Magdalena ei suutnud seda teadmist kanda. Ta pidi nagu kohe midagi tegema ja ta jooksis jüngrite juurde, et nendega seda imelikku uudist jagada ja üheskoos siis mingile selgusele ka jõuda. Lugesin ühte artiklit tänapäeva Lähis-Ida küla olukorrast. Keegi nägi, kuidas üks naine jooksis ja tema arvas kohe, et nüüd plahvatab ka pomm, sest seal ei olevat kombeks, et naised jooksevad. See olevat kohe ohumärk, midagi erilist on juhtumas. Kui Maarja Magdalena jooksis jüngrite juurde, siis ega seegi olnud normaalne olukord. Südamevalu sundis seda naist jooksma ja ta rikkus neid tavasid, mis sealmail olid, mida siis
kombekaks ja viisakaks peeti, et naisterahvas käib vaikselt ja rahulikult ja ei jookse. Peetrus ja Johannes jooksid nüüd ise hauale. Huvitav, miks ainult nemad? Miks teised jüngrid ei läinud nendega kaasa? Ega me täpselt ei tea. Võib-olla nad arvasid, et naised on murest segaseks läinud ja see on tühi jutt, mida nemad räägivad. Ja sellepärast ei pidanud vajalikuks minna. Aga need kaks meest jooksid. Ja ega seegi päris tavaline pilt ei olnud. Kaks täiskasvanud habemikku meest, riietatud pikkadesse hõlstidesse, jooksevad võidu haua poole. Küllap ka see oli teatud viisakusnormide vastu, aga mitte nii nagu naiste jooksmine. Ka Peetruse ja Johannese ehmatus oli suur ja nad pidid oma silmaga nägema, mis siis tegelikult on juhtunud. Ja nad leidsid tühja haua ja nad leidsid, et need surnulinad, millesse Jeesus oli mässitud, olid sinna maha jäänud. Meil on ülestõusmispäevast mitmeid kirjeldusi. Need on erinevate inimeste poolt nähtud ja jutustatud ja neid on üsna keeruline täpselt järjekorda sättida. Aga sellest loost siin Johannese evangeeliumis on näha osaleja jutustust. Evangeeliumi autor Johannes oli see, kes jooksis Peetrusest mööda, kes vaatas hauda ja läks alles teisena sisse. Nüüd järsku ta uskus. Mõlemast mehest ja ka neist teistest jüngritest, kes olid jäänud maha, kes ei olnud kaasa jooksnud, said varsti vägevad usukuulutajad. Meie tunneme Peetrust ja Johannest Uuest Testamendist ka kirjameestena. Jüngrite kogetu, nii enne, kui Jeesus neid õpetas, kui ka pärast ülestõusmist, sundis neid kuulutama. Nad ei saanud seda sõnumit hoida endale. Nad teadsid, et seda sõnumit on vaja kogu maailmale. Teadet, et Jeesus on ülestõusnud surnuist ja et tema abiga leiab oma probleemidele lahenduse iga inimene. Apostel Paulus kirjutab iseenda kohta 1. Korintuse kirjas 9. peatükis 16. salmis: häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. See on loomulik, et usklikud annavad edasi selle sõnumi, mis on nende südames. See on loomulik, kui inimene, kuuldes seda sõnumit, teeb selle järele ja võtab vastu pakkumise, mis Jeesusel on ka konkreetselt tema jaoks eraldi. Sel hommikul oli siiski veel palju segadust. Paljugi oleks olnud teisiti, kui jüngrid oleks uskunud Jeesuse jutte, kui tema neile rääkis oma surmast ja ülestõusmisest. Ja kui nad oleksid mõistnud ka Vana Testamendi ettekuulutusi. Jumala sõna tundmine on tänaseni kasulik ja vajalik. Paljud asjad oleks tänapäevalgi teisiti, kui inimesed tunneksid Jumala tahet ja täidaksid seda. Samal ülestõusmise päeval, aga juba õhtul, oli 2 meest minemas Emmause nimelisse külasse. Nende süda oli rahutust täis, kui nendega teel liitus Jeesus. Aga nad ei tundnud Jeesust ära. Ja Jeesus hakkas nendega rääkima. Luuka 24:27 on öeldud: ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle,
mis tema kohta käib. Ja need teelised tundsid, et see on midagi, mida nemad vajavad. Nad tundsid, et nende hinge hädadele on tulnud lahendus. Pärast nad ütlesid, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Luuka 24:32. Jeesus ütles kunagi varem oma kuulajatele, te uurite pühikirju, sest arvate nendest saavat igavese elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Johannese 5:39. Teda, Jeesust, peame otsima kirjast ja temasse uskuma. Jeesus on nüüd taevas. Kes temasse praegu usuvad, need näevad teda kord ka igavikus. Sest ülestõusmine ei lähe mitte kellestki mööda. Pannes kokku 2 kirjakohta 1. Korintuse kirjast 15:52 ja Johannese 5:29 võime lugeda. Pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Jeesus on surnud meie pattude pärast ja võitjana üles tõusnud. Johannes kirjutab oma esimeses kirjas, 1. peatükis ja 9. salmis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Meil ei ole vaja karta. Hebra 4:15-16 on sõnad, sest meil pole niisugune ülempreester, see tähendab Jeesus, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Aamen. Kallid kuulajad, vaatajad, praegu te kuulsite minu jutlust ja ma tahaks teiega koos selle interneti jumalateenistuse lõpus ka palvetada. Armas ja issand, me täname sind selle eest, mida sina meie heaks oled teinud. Me täname sind selle eest, et sa oled võitnud patu ja surma ja ülekohtu. Me täname sind selle eest, et täna oled sina veel seesama. Sa oled seesama eile ja täna ja igavesti. Nii nagu vanadel aegadel inimesed pöördusid sinu poole ja said abi, nii nad saavad seda ka täna. Luba, issand, et see kallis ülestõusmispühade päev võiks olla üle maailma kristlastele päev, kus nad saavad uut jõudu, uut innustust, uut julgust edasiminekuks. Luba, armas issand, et see päev võiks olla paljudele sinu leidmise päevaks, kus nad jätavad maha oma vana elu ja lähevad edasi koos sinuga. Luba, armas issand, et me võiksime näha ka, kuidas praegu kogu maailma laastav haigus võiks taanduda ja inimesed võiksid naasta normaalse elu juurde. Aga siis me palume, et see ei oleks mitte see endine elu, millest haigus meid on lahutanud, vaid võiks tulla uus ja parem ajastu, parem elamiseks, parem sinu teenimiseks, kus inimeste südametes on rahu ja kus nende silmad ei ole pööratud nii palju maistele asjadele, kuivõrd sinu poole. Issand, jää meie juurde, olgu sinu õnnistus meie kõikidega. Aamen.